Kätte on jõudnud märts ja see on lihtsalt uskumatu, kui kiiresti ikka nagu aeg lendab. Ja märts on ju kevadise värskuse ja uue eluenergia kuu. Ja kus ma arvan, paljude inimeste südamed täituvad ootusega, lootusega ja seda ju tekitavad ka linnud, õhus on tunda juba sellist värskemat, kevadisemat lõhna. Mina olen Ülle Puu oma galeriistuudiost Viljandis. Ja ma räägin teile täna märtsikuu energiatest ja sina, kes sa seda kuulad, võta siit see, mis sind hetkel kõnetab. Sest tegu on üleüldiste energiatega. Ja mulle tundubki, et märtsikuu on nagu sild talve ja kevadise sellise ja suve vahel. Et tekib nagu selline suve ootus juba. Ja märts on see aeg, kus seada uusi eesmärke, unistada suurelt ja uskuda, et kõik on võimalik. Ja kui sa tahad midagi märtsis saavutada, siis ole eelkõige autoriteet iseendale. Vaata üle enda suhtumised, hoiakud iseendasse, iseendaga seoses ja ümbritsevasse. Ja eelkõige pea kinni iseendale antud lubadustest. Kui sa iseendast lugu ei pea, siis miks peaksid teised inimesed sinust lugu pidama? Ja märtsis ära karda initsiatiivi haarata. Kui sul on mõni väga äge idee ja mingi mõte, mis on sind ammu juba paelunud, ammu kiusanud juba sind, siis nüüd on just õige aeg see ellu viia. Ära lase ennast tagasi hoida iseendal, ega enda hirmudel, ega kellegil teisel. Ole julge, enesekindel ja tegutse. Aga tegutse muidugi läbi mõeldult. Aga tõesti, et ära jää ootama. Märtsis on ju palju päevi, 4 nädalat. See annab küll sellise ajapuhvri, milles nagu enesekindlalt tegutseda oma eesmärgi ellu viimiseks. Ja keegi teine sinu eest neid otsuseid ei langeta. Sa pead ikkagi neid ise tegema, ise langetama. Näita üles pühendumust ja usku iseenda eesmärkidesse. Ja kui teised näevad sinu usku iseendasse, oma eesmärgisse, siis ka kui sa küsid abi, toetust, nõuannet, siis nad ka tulevad ja aitavad ja toetavad sind. Ja see on nagu väga oluline. Ja eriti ma julgustan ka teisi loomeinimesi, sest on väga hea aeg loomeinimestele. Kunstnikud, kirjanikud, muusikud. Laske oma fantaasia lendama ja katsetage uute ideedega. Ja ma märkasin ka ühte teist, hoopis teisest valdkonnast asja, et need, kes on nagu võimupositsioonil, siis nad tulevad Eesti inimeste jaoks kuidagi välja selliste uute uudistega, mis hakkavad siis mudima seda Eesti suunda kuidagi sellises uues suunas. Töö. Ja töös saavutatakse edu innovaatiliste lähenemistega ja eristumise abil. Ja väga hea võimalus on laduda vundamenti uutele ideedele, uuele ettevõtlusele, karjääri edendamisele või siis edasiste kindlate plaanide paika panemiseks. Ja see kuu armastab Exceli tabelit, raamatupidamist, korrastatust, süsteemsust ja reeglitest kinnipidamist. Tee julgesti pikaajalised plaanid ja hakka järjekindlalt nende suunas liikuma. Ja võib-olla hetkeks isegi kõrvale tõsta sellised lühiajalised plaanid või lühiajaliste tulemuste või lühiajalise tasu eest pingutamise plaanid.
et eks igakuiselt ikka peab nagu ära elama ja tasu on ikkagi vaja. Aga et see lühiajaliste tulemuste protsent võiks olla siis nagu väiksem ja keskenduda pigem nagu pikemaajalistele plaanidele. Et see pikemaajalise plaani kasum oleks tulevikus siis suurem. Ja kui sa jääd distsiplineerituks, siis tulevad ka uued kliendid, uued tellimused, uued tööd ja uudsed sissetuleku allikad. Just distsiplineeritud selles suhtes, et sa pead vastu kiusatusele neid väikseid ampse teha, neid väikseid töölõike teha, ja jätta selle pikaajalise plaaniga tegutsemine nagu kõrvale. Et just distsiplineeritud pikaajalise plaaniga, et see on oluline. Siis suhete poole pealt on märtsikuu stabiilsuse ja harmoonia aeg. Ja ta väga soosib kindlaid ja usaldusväärseid suhteid. Ja on hea aeg partneriga suhteid tugevdada ja tulevikku koos planeerida. Ja pühendudes koos ühele ühisele eesmärgile, olles aus ja armastav teineteise suhtes, siis kõik ka õnnestub. Need, kes on natukene siuksed keerulisemates suhetes, on väga suur oht sellisteks võimuvõitlusteks ja üks osapooltest võib tahta teist väga järjekindjalt ja süstemaatiliselt sõna otses mõttes nagu peedistada. Ja see liigne kontroll kaaslase üle võib lüüa väga suure lõhe emotsionaalsesse lähedusse ja selle tõttu vastastikune austus võib paraku nagu kaduda. Ja selline liigne kontroll ja teise maha tegemine tekitab soovi selles teises inimeses hoopis leida endale uus kaaslane, uus partner. Ja märtsikuus tahab ta seda nagu eriti teadlikult hakata nagu otsima. Ja kui sa oled vallaline, siis võid sel kuul kohata kedagi väga erilist, kes toob sinu ellu stabiilsust ja turvatunnet. Ka tervise poole pealt püüa olla distsiplineeritud. Kas siis oma raviplaani järgimises, tervislikus liikumises ehk siis trennis või spordis, tervislike eluviiside järgimisel. Aga soov võib ka tulla uusi plaane või tegevusi katsetada. Olgu siis ka see, et sa lähed oma arsti juurde ja ütled, äkki vaataks minu raviplaani üle, et äkki katsetaks mingit muud ravimit. Või et sul on soov tekib minna uude trenni, süüa teistsuguseid toidulisandeid, kui tavaliselt oled seda teinud. Või siis ka vältida rohkem neid tooteid, mis sa tunned, et sinu keha nagu ei omasta neid hästi ja tekitab sellist vastureaktsiooni, kas siis puhitiste või krooksude näol. Ja, et see on ka selline oma plaani ülevaatamine oma ka vaimse ja füüsilise kehaga seoses. Märtsikuu Eesti rahva jaoks tuleb küllaltki edukas ja täis uusi võimalusi. Ja saigi selline lühikene ülevaade märtsikuust tehtud ja soovin sulle imelist märtsikuud, mis on täis armastust, õnne ja kordaminekuid.